kui oli 2002. aastal 1. aprilli hommikul riiklik päästeteenistus olude sunnil astus siit ruumidest välja, siis nii, et ühtegi minutitki vahepeal olemata astus Järva-Jaani vastloodud vabatahtlik päästekomando kohe asemele. Ja juba tunni aja pärast tuli esimene väljakutse, käisime suure paakautoga murtud tiivaga lindu aitamas. Nii et juhuseid ja sündmusi on igasuguseid, olgu see siis kuud kustutamas käies, kasse puu otsast alla toomes, kui ka suurematel sündmustel osalemast. Väga meeldiv koostöö on olnud riikliku päästeteenistusega, naabritega Koerult ja Aravetelt ja igalt poolt mujaltki. Ja kui Soome sõbrad meile 1995. aastal kinkisid tulekustutusauto Bedford, mis oli siis maakonna suurima veemahuga paakauto, 7,6 tonni oli vett peal. Teenisime alguses riiklik päästeteenistus siin nendes ruumides ja hiljem siis juba meie ise selle sama autoga teenisime edasi. Läks natukene aega mööda, saime siin 131 suure läbivusega auto Aravete päästekomandot. Vahepeale lühemat aega oli meil Fargo, ka nelikveduveoga masin, mis oli kohutavalt hea riistapuu kulukustutusel ja siiamaani on meeles riiklike komandode meeste näod, kui meie kustutasime niimoodi, et kustutaja istus juhi kõrval kabiinis ja läbi kabiini akna kustutas, teised pidid olema siis 66-l kas tünni otsas või kuskil mujal veel. Lühemat aega on meil olnud varustuses ka KAS 66, aga siis saime juba jälle Soome sõprade abiga endale väga põneva ja tänase päevani kasutusel oleva neliveduauto ja suure veovõimega vintsiga sisu, millele järgnes siis juba veidi aja pärast ka paakauto 10-tonnise veemahuga Mercedes päästeametilt. Kohalikud poisid on korrastanud kõiki neid masinaid, nii et nad oleksid väljasõidu võimelised ja korrastasid ka metsakustutuse roomikmasina VPL, mida on vabariigid ainult 2 tükki. Nii, ja nüüd ma rääkisin oma jutu täpselt sinnamaani, kus mina oma teatepulga üle andsin nooremale põlvkonnale ja päästekomando pealiku teatepulga võttis vastu Ivar, nii et Ivar võiks tulla siit nüüd viimast lõiku rääkima ja rääkima ka sellest, mis siin 2 meetrit juurde on ehitatud ja tänama neid kõik, kes selleks abikäe ulatasid. Ole lahti. Jah, tere. Mina ei ole nii sorava jutuga, kui siin eelkõne oli sorava. Aga tegelikult sa unustasid ühe olulise agregaadi või aparaadi, et eelmisel aastal saime ka oma varustusse UTV. Ma täpsustan, see tuli juba sinu ajal. Sinu ajal tuli ka VPL ja ka pärast mööda. Aga jah, et UTV on siis Päästeametis kasutusel olnud pikalt, lõpuks anti ka vabatahtlikele ja eesmärgiga kulukustutus ja kannatanute vedu. Oleme käinud mitmetel õppustel, üks ägedamaid oli Türil raudteeõppus, kus me saime siis kannatanud vedada. Nii-öelda ikkagi mitte päris kannatanud, vaid õppuse raames. Mis puudutab nüüd seda ehitust siin, siis meil olid ruumid natukene väiksed, kuna sisu seisab meil selle koha peal ja kui sisu oli vastu tagaseina, siis eest praktiliselt läbi polnud võimalik pääseda. Ja see põhjustest, miks me hakkasime juurdeehituse peale mõtlema, teine oli kindlasti ohutuse tõttu, et garaaži üksest välja sõita, on vaja teha 90-kraadine puru paremale, mis on mäest alla ja libedal ajal on olnud väga palju ohtlikke momente. Ka oleme ühel korral koeru kutselistega samaaegselt risti veel kokku saanud. Ei olnud väga tore.
ja siis tekkiski vajadus ja samas tekkis ka võimalus osaleda LHV projektis Kes teeb ära, mille me otse loomulikult võitsime. Ja siis eile õhtul 11:30 lõpetasime siin selle platsi esise rullimise ja võib öelda, et tegelikult see juurdeehitus on valmis. Selle juurdeehituse juures on LHV pani kõige suurema osa ja otse loomulikult suure panuse panid ka Paistevälja osaühing, kohaliku omaalgatuse programm, Järvavald, Baltic Agro, maakonna turvalisuse programm. Et tänu nendele ettevõtetele ja ühendustele me oleme saavutanud selle, mis me siin tegime. Ja korra veel tagasi minnes, siis eelmisel aastal oma liikmetega taastasime või renoveerisime selle eesruumi, kus on ilusad punased uksed nüüd, mis on siis ka tänava peale näha. Ja nüüd on meie siis vormiriided ilusti seal soojas ja hoitud. Aga mul vist rohkem ei midagi öelda. Aitäh! Aitäh!